Nii, austatud Setomaa vallavolikogu liikmed, austatud vallakodanikud, kaaselajad, kes on veebi vahendusel, austatud vallavalitsuse liikmed. Alustame Setomaa vallavolikogu istungiga. Ennem kui asume päevakorra juurde, traditsioonilised õnnitlused. Kahjuks sünnipäevalaps oli meil Einar Oinak, aga ta ei saanud tulla, sest et haigestus. Ja igatahes, Einar, meie poolt tervitused ja palavad õnnesoovid sulle möödunud sünnipäeva puhul ja ravi ennast. Palju õnne sulle! Nii, kohal on meil 14 volikogu liiget, üks, nagu kuulsite, puudub. Kohal on olemas ka vallavalitsuse liikmed ja töötajad ja meie volikogu istungist toimub ka veebiülekanne. Ennem kui asume päevakorra kinnitamise juurde, tuleb muuta 4. päevakorrapunkti kaasettekandjaks, kuna Einarit ei ole, siis on komisjoni aseesimees Aivar Adari. Siis kaasettekandjaks on Aivar. Nii, kas kellelgi on päevakorra kohta ettepanekuid? Küsimusi ei ole. Siis panen kinnitamisele Setomaa valla volikogu istungi päevakorra. Kes on selle päevakorra poolt, palun käe tõstmisega märku anda. Aitäh, kõik ühehäälselt poolt, seega on päevakord kinnitatud. Päevakorra esimene punkt, traditsiooniliselt Setomaa vallavalitsuse infominutid. Ettekandeks palun Raul Kudre. Raul, ole ja sul kuks ka. Aitäh. Tervist. Minu poolt ja volikogu vallavalitsus. Jagasin siin laua peale ka kutsed Seto kuningriiki. Siin võiks nagu öelda, et selline suvehooaeg Setomaal nagu koputab uksele ja kui te siia vallamaja ette jõudsite, äkki märkasite, et see Tartu 2024 see kujundus või see klaas oli ka muutunud ja seal on meil peal nagu siis valla suurimad nagu üritused ja see veel siis on ka see Tartu 24 nagu eelarvest sellel aastal. Et tõesti, et suvehooaeg läheneb hirmsa kiirusega, pole esimesed soojad ilmad ka. Aga jätkuvalt siis sama struktuuriga räägin, mis võib-olla vallas, siis vallavalitsuse tegevuses või mis meil siis juhtunud. Esimene on väike eelarveblokk, et alati sellistel esimestel kuudel võib-olla nagu üldnumbrid ei ole kõige täpsemad ka, et kuna summadest nagu oleneb ja kuna meil on ka tekkepõhine ja kõik maksud ei ole veel nagu eelarves kohe nagu kajastatud siin nendes tulude-kulude pooles, aga ikkagi suuremalt jaolt ikkagi nagu numbreid on õiged, et me oleme siis tulusi selle ajaga siin paari päeva tagus seisuga saanud 38,25%, kulusi oleme teinud 33,18%, põhitegevuse tulem on meil praegu siis nagu positiivne, planeeritust oluliselt kõrgemaga, aga see on ka jällegi see, et aasta alguses näiteks riigieelarvelised vahendid tulevad suurema summaga kui aasta lõpus, nii et see on ka nagu loogiline. Investeerimistegevus siis on meil siis 18,11% nagu täidetud. Siis nagu kassapõhine füüsilise isiku tulumaks on siis meil 41,61% sellel kuul ja viimane makse on siin veel laekumas viimastel päevadel. Nii et me oleme sellega tegelikult täitsa heas graafikus, et aasta algus võrreldes eelmiste aastatega ja see
see on positiivne, hea meel, ja maamaks on ka siis meil tulnud protsentuaalselt 64,76%, protsentuaalselt enam-vähem sama nagu eelnevatel aastatel, aga summa on siin siis selgelt nagu suurem ja see on 177 906 eurot. Ja likviidseid varasi on siis vallal 8000 juures. Vallavalitsuse istungitelt oleme siin ka kinnitanud või nagu muutnud siis kultuuriürituste eelarvet, et meil, ma olen seda ka öelnud, et meil olid MTÜ-de kultuuriürituste eelarves väiksed sellised nagu mutitused juures ja osad läksid kaduma ja seoses ka võib-olla selle spoku sisseseadmisega ja et kõik me ei saanud täpselt aru, kuhugi nad vahepeal seal internetiavarustes kadusid, aga me oleme saanud need asjad nagu joonde, need on koostöös siis ka siin kultuurikomisjoniga. Nii et see kinnitus, siis oleme ka, need on sellised võib-olla märgilised, et ehituslubasid on rohkem, aga ehitusele väljastame Obinitsa külmhoone päikseelektrijaama rajamine, see on siis eraldi projekti väliselt teine projekt, mis siis tuleb ka sinna päikseelektrijaam peale. Ja siis just esimese punkti juures rääkisin ka mittetulundusliku tegevuse täiendav toetamine, et aga kõik nad on siis eelarve piires, nii nagu on volikogu nagu ette näinud. Siis oleme muutnud ka valla ametiautode vastutajate garažeerimise määrus nagu korda. Seal on seoses sellega, et inimesed on muutunud ja nimed vaja vahetada ja ka võib-olla mõned asukohad täpsustada, et kus siis garažeeritakse, kus siis autod on. Et see just inimeste muutuse pärast. Oleme siis ka projekteerimistingimust väljastanud, jällegi meie suurettevõtte soovib, siis see on Värska Originaal, et mineraalvee villimise vabriku laiendamist üle 33%, et jällegi positiivne. Avaliku ürituse korraldamise lubasi on mitmeid, neid on päris palju, läbi peaaegu igal istungil, vallavalitsuse istungil, et selgelt see, et suvehooaeg on nagu lähenemas ja siis oleme ka ära otsustanud kortermajade toetuse andmise ja toetusega mittemaksmise, et kes siis ei saanud või kes loobusid või ei vastanud taotlus kõikidele tingimustele. Siis oleme ka jooksvalt külaplatsi niitmise hüvitist määranud, et siin me oleme välja töötanud siin läbi juba mitme aasta selline nagu ruutmeetrite ja selle peale, et palun ikkagi avaldused esitada ja see on see niitmise hüvitis. Siis ka oleme saanud kasutusloa väljastatud Setotsaimaja, see on siis seoses selle katuse rekkimisega, olid seal nagu lisatingimused seoses selle tuletõrje normidele kõikide täitmisega, et seal läbiviikude ja ahjupassidega, mis kõik välja ilmusid, et mida vaja nagu teha on ja ka nüüd on ta siis nagu ametlikult ka välja antud, kuigi ehitis on juba siin mitu aega tagasi nagu siis juba lõpetatud nagu katusevahetus. Siis ka lihthanke Setomaa vallateede remonditööd, 25 aastat pakkumuste vastavaks tunnistamine. Tänasel istungil hommikusel me ka kuulutasime edukaks. Väga hea meel või üle tüki aja, meil oli küll 4 pakkujat, aga tegelikult läks planeeritust hange odavamaks, et me saame lisatöid tellida veel, et mis alguses on planeeritud ja nii et see, kas nüüd viis selle konkurents või pigem ikkagi nagu konkurents viis selle hinna alla, nii et hakkame sellega kohe tegutsema. Siis oleme ka osaühingu Setomaa halduse ja Setomaa perearsti majandusaasta aruanded kinnitanud. Oleme laagris osalemise avaldusi rahuldanud ja huvihariduses ja huvitegevuses osalemisega seotud transpordikulusi hüvitanud. Ja selle kuu sisse jäi ka siis, et me sõlmisime kõikide siis
või mitte sõlmisime, vabandust, et ka võtsime vastu uued korraldused kõikide ööpäevaringselt üldhooldusteenusel olevate klientide osas, sellepärast et seal siis on muutunud kohatasud, muutunud tingimused ja kõikide kohta siis on uued korraldused vastu võetud. Nii, ja kui veel nagu sellised tegevuste poole, et siis reedel on juhuslikult ühel päevale sattunud 2 ministri visiit Setomaale, et kultuuri- ja regionaal- ja põllumajandusminister siis on Setomaal, nad omavahel ei kohtu, aga räägime nagu selles mõttes ikkagi nagu tõsiseid teemasid ja täna oli ka selline eelkohtumine regionaal- ja põllumajandusministriga, et me loomulikult ootame ka Setomaa asjatundjate komisjoni kokkukutsumist, see jääb sinna septembrisse ka ametnike välitöö ajal, kui nad tulevad siia Setomaale või Võru maakonda. Et sinna ja vaatame neid probleemseid kohti ja Euroopa Liidu toetuste võimalusi ja kõike muud, ja kultuuriminister räägime võib-olla rohkem on muuseumite jätkusuutlikkus ja ka lõpetab siis tegelikult siin pitsipäevade nagu lõpetamisega, et olete ju kõik oodatud siis avalikele üritustele. Nii, ma olen ka tegelikult mitu korda rääkinud, me oleme ettevalmistusi tegemas või teeme juba pikalt nii siis 2 nagu projektile, mis on Lõuna-Eesti projektid, üks on siis niinimetatud peek, turismipeek ja teine on tööstusalade peek. Tööstusalade, ütleme, meie osa on väga väike seal, see on Obinitsat puudutab, siis sinna juurde lisaks kanali ja vee laiendamine, et meil oleks seal krunte veel 4 ühendust, tuleb vist 5 ühendust, et saaks laiendada vabadele kruntidele ja siis turismipeek on nagu suurem ja mahukam, see on siis alates siis kus me hakkame pihta, et esimene on Obinitsast, Obinitsa muuseumid ja siis Leelo park Leelo park ja Seitsmemägi ja siin muuseumid ja sanatoorium on pundis ja nii edasi. Et tegelikult me peame tulema eeldatavasti volikokku niinimetatud nagu selle loaga, et kas te annate ja seal on ka oma finantseeringu kinnituse teema. See on niisugune järgneva 2 või 3 aasta projekt nagu see peek. Nii et siis räägime kindlasti ka veel sellest. Tulemas on väikeste vallakodanike vastuvõtt. Oli siin Obinitsa pensionäride selts 30. On kõikides 3 koolikohas, Meremäe, Mikitamäe, Värska, on ka kool algatanud sellise arengukava nagu stardikoosolekut, kus vaadati üle grupitöödes meie positiivsed asjad, negatiivsed asjad ja millel tuleb tähelepanu pöörata. Need olid aktiivsed, ma arvan, et üle niisuguse 20 osavõtte, Värskas natuke rohkem, et igal pool, Värskas oli vast isegi peagi 40 juures või kusagil seal, et tegelikult olid positiivsed, inimesed mõtlesid kaasa ja see on ka siis koolide arengukava niinimetatud nagu stardipauk, et hakkame koostama. Siis üks võib-olla tähtis nagu meie valla jaoks oli ka siis Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna inimeste külaskäik või nagu visiit Setomaale, nad külastasid Obinitsa kogukonnaklassi ja siis kogu majaga seal nagu ja teine siis ka Seto rühma siin ja pidasime ühise arutelu just niisuguse seto keele ja kultuuri arengute osas, mis on meie mõtted ja millised nagu siis need lahendused nagu rahastamise osas ka HTM-il on.
et see ja mul on tunne, et nad nagu mõistavad meie ka nagu otseselt nagu vajadusi või neid mõtteid ja nad on ise positiivsed. Meil on 2 vallavalitsust külas käinud, Järva ja Kohtla-Järve vallavalitsus. Meil on siis käigus praegu kodulehe, valla kodulehe uuendus. Me viime täiesti uuele siis nagu põhjale selle üle või uue mootori juurde. Miks põhjuseks on see, et see praegune koduleht, kus ta meil istub, seda enam see kodulehe hoidja või see mootori hoidja enam ei arenda ja see lihtsalt vaibub. Me peame nagu natuke oleme sunnitud ja siis ka püüame seda kodulehte paremaks teha ja vaadata üle ja sellega seoses ka muutub natukene nagu Setomaa liidu ja turismi nagu sellised kohad seal. Aga igal juhul teadmiseks, et kodulehe uuendus nagu käib ja siis kui saab valmis, siis saab valmis. Mikitamäe objektide avakoosolek ja juba tegelikult mitu koosolekut on toimunud, et ma ise nüüd ei ole jõudnud sinna sellel nädalal objektidele, aga Lauri ütles, et kõva lammutus käib, et nii vana hooldekodu kui siis kooli sööklaosa, et sisuliselt on seal seest nagu kõik lammutatud ja ju siis peavad tagasi ehitama. Nii et siis hajaasus ringsõitjaga see sükene otsustuskoosolek on nagu ära toimunud. Mul on hea meel tegelikult, et tegelikult päris paljud nagu ka ikkagi said. Meil oli jagada siis 20 000 riigilt, 20 000 enda oma ja 40 000 siis kokku ja pluss siis inimeste enda osa. Et tõesti, et nagu täitsa nagu normaalne, kellel on nagu vajadust ja väga paljud said, et joone alla jäid oli ka muidugi ja järgmistel aastatel tuleb uuesti taotleid, aga igal juhul ma arvan, niisugune positiivne nagu raha jagamine. Et kohe minnakse ka Noored Setomaa nagu ringsõidule. Seal ma ütleksin nii, et seal on tegelikult raha puudus selles programmis. Meil on, kui meil on 10+10 nagu enda raha 20 000, minu meelest oli toetus või taotluste summa mingi 75 000 või 77 000. Et seal on ikkagi väga suured käärid ja me rääkisime täna ka just regionaalministriga, räägime ka nüüd, kui tuleb, et meil oleks vaja seda meetmesummat seal suurendada või et sinna on vaja raha juurde saada. Et selles mõttes see nii positiivne see meede võib-olla taotlejatele ei tule, et keegi peab ilma jääma. Lustiline tantsur pika eaga, tuleb ka pidu pidada. 7 talgud ja kõik muud talgud ka juba on selle eelneva kuu sees, et nii et ja sellega tahakski lõpetada. Aitäh, Raul. Ennem kui lähme küsimuse juurde, siis ma mainiks ka juurde, et Raul unustas võib-olla selle ära, et tegelikult toimus ju põllumajanduse regionaalministri projektijuhi Karl Annus käis meil siin rääkimas seal siis tööriistast vallavalitsuse ja vallaasutuste juhtidele ja ka volikogule, et tööriistast minu omavalitsus.ee, et käisin ka kuulamas ja et tõesti see on niisugune tööriist, mida tasuks näppida, mis annab ka tegelikult mitte ainult indikaatorina aimu meie vallast, vaid annab ka võrdluse, et lähivallade ja millega, et saab väga täpselt teada, et mis seisus me oleme ja ka vallavalitsuse töötajatele andis seal päris palju näpunäited, et mõnest näpuga hiire peale klõksust võib sõltuda tegelikult meie reiting päris palju, et minu arvates oli väga hea ettekanne oli, et selle koha pealt. Aga on kellegi küsimusi vallavanemale? Palun, Arno. Väga küsimus. See Paisjärve ääres Lüüsi peal orjus kuude aega. Meremäe maja ees vaatad, on osa niitmata, värska maja ees vaatad, on ära niidetud.
teeni, millest siis niisugused erinevused. Ühele jäetakse, teisele tehakse ära. Saan aru küll, see maa omandi suhe on niisugune keeruline, aga esteetilist pole ta üldse. No vallavanemal on jällegi nagu suht nagu raske seda kommenteerida, et kus nüüd on rohkem niidetud, kus vähem niidetud, et meil on selleks nagu vastutav ametnik, et kui jällegi märgata, et tundub, et on niitmata, siis kohe teada anda. Ma tean, et eriti praegusel ajal, kus see heinakasv on nagu meeletult kiire, jäävad natuke jänni, neid niitjaid ei ole, eriti ütleme, et oleme tähelepanu pööranud, et ei ole, kus on niidetud, ei ole trimmerdama jõutud ja nii edasi. Aga ma ei ütleks, et üldine olukord ei ole nagu väga, ei ole paha, tegelikult on jõutud niitma, kui on üksikud objektid, igal juhul peale kohe koosoleku võtame ühendust, miks niitmata ja nad peavad kiirelt sinna jõudma. Et ma küll olen nagu suht kindel, et see pahatahtlikke valikuid ei tehta, et kuhu minnakse, kuhu ei minda, et ju see on siis võib-olla selline töökorralduslik möödalaskmine. Ma täpsustaks küsimus, aga natuke oleks mööda. Küsimus on selles, et selle maa omandis, et see räägitakse, et tuleb Maanteeameti jagu on, et seda me ei hoolda, varem hoolda, siin on nagu ära hooldatud teine, küsimus on selles rohkem, selle kohta mul ei olnud probleem. Kas see nüüd objekt on siis nüüd ujumiskoht? Meremaa teeninduspunkti. Arno küsimus on nagu oli seal Meremaa kõrval, et seal peab mingi meetrine rida on nagu teedevalitsus ja rohkem alla jah, et see on read, jah. Jaa, tuleb korda teha. No küsimus ongi maa selles, kas me leita seda, kas ei jõuta Maanteeameti kokkuleppele või siis ei leita seda tühist summat, et seda et võib-olla nagu see, et minu teada, mina ei ole näinud veel, et Maanteeamet on alustanud teede äärde niitmist, ta ei ole alustanud. No nüüd võib-olla ja kuna ta siis meile jõuab, et mina veel näinud seda ei ole, et siis selge on see, et me niidame eri aegadel ja hooldustase on seal erinev, aga ma arvan, et küla keskel peaksime pingutama nii, et oleks niidetud tee ääreni välja. No ma olen sama meelt, et tegelikult kui üksikelamu inimesel on kohustus ju niita ka tänava ja enda kinnistu vaheline ala on ju ära, et hoida see korras tegelikult, et siis see meetrike võiks ka olla muidugi niidetud, jah. Nii, palun Maarja. Seal on Maanteeameti kraav jah, ja Maanteeamet nagu kraavib ära niidub iga niitmist, ütleme, mis on pika, aga teeb kindlasti alles jaaniga paika. Nii, aga me läheme väga nagu täpseks, et on kellegi veel küsimusi vallavanemale? Ei ole kommentaar lihtsalt. No nii, mis sul see? Tahtsingi öelda, et tegelikult Meremäel on kõik väga korras, kõik on niidetud, ühesõnaga et oled rahul? Väga kiidan neid. Mis kraavid? Kogu aeg niidetakse ja tema järjest teeb, ta trimmerdab, ta Küll me ei vaidle selle üle, kes, et kuna niidab, et igal üks räägib võib-olla eri kohast ja eri ruutmeetrist ja selle koha pealt, et nii, kellel veel, Rein ja kellel veel on küsimusi vallavanemale? Palun Üllar. Meremaa rahval tuli küsimus Kaasiku kohta, et aeg on edasi läinud, maikuu on juba läbi saamas, et rahva soov oli sinna hakata seda puhkekohta arendama ja nagu edasi minna selle Kaasikuga, et kas selles vallas on mingid edasiminekud juba? Selles vallas ei ole edasiminekud hetkel, et number 1, et me taastume sellest, et selle suure laviini, nagu pahameele laviini, minu meelest on see, et tuleb seal natuke taastada, et ka see Kaasik taastuks, meil on teada, et seal ka see puhkekoha soov on, et meil tegelikult
et kui me tahame sinna gaasikusse kulutusi teha, siis ka kulueelarvet nagu muutma, nii et aga me mõtleme ja igal juhul siis arutame, et mida sinna teha ja kuidas ja mis seal siis nagu sobiv oleks. Et ma loodan ka, et sealt tegelikult tuleb siuke ilus matkarada koos siukese puhkekohaga. Täpsustav küsimus, see gaasikuraie, see ei olnud ju eelarve tuludesse planeeritud nüüd selleks aastaks, et praegult tööd on tehtud, sellest on raha on laekunud, et sellega saaks ju midagi hakata jukikaupa tegema. No tegelikult, Üllar, sa päris täpselt ikka vaatad eelarvet, meil on eelarve tulude poole peal on varamüük, on minu meelest, ma võin eksida, kus 40 000 planeeritud ja me oleme praegu ei ole jõudnud ka kõiki asju müüa, me oleme mitu korda proovinud ka oksjonitel müüa, praegu on see tululiik meil täitmata ja Meremäe gaasiku nagu siis raides saadud tulu on laekunud praegu sinna. Et kulu poole peal meil ei ole sellist kohta, et see on see nagu kohaliku omavalitsuse niisugune eripära natukene. Et äriettevõttes on tõesti, et raha siit ja kohe välja. Kui me kusiltki nagu kulutame nüüd millisegi rea üle, siis volikogu liige ütleb, et miks siin üle kulutatud on. Meil tulu tuleb ühte, kulud teeme teise eelarve rea pealt, aga me arusaadav su küsimused. Samaks kommentaariks kasutan ka õigust, et Üllar, sa võid küll pead langutada, aga tegelikult see asi on, et selleks, et asja kiirendada ja selleks, et asi tuleks hea, tuleks kokku kutsuda need tarbijad, kes seal koha peal on need tarbijad, kui suur on see protsent, kes seda soovib, kui suur protsent on sellised, kes tahab sinna sellist asja, kui suur protsent on need, kes tahavad seda. Ja vaata, kui nendel on nagu visioon ja selle visiooniga tuleb valda, siis tegelikult üks koosolek jääb juba sellega ära, et vald tuleb võib-olla mingi joonisega, mille peal on raisatud aega, ressurssi ja tegelikult see kellelegi ei sobi ja siis hakkab, et tegelikult kui sealt tuleks see sama sisend, et meil on sihukene mõte, siis tegelikult vallavalitsusel on palju lihtsam seda tööd teha, tundub mulle nii Raul või on hoopis vastupidi, ja saaks sellega edasi natukene liikuda, et kui see sisend on olemas ja lihtsalt see, et puhkekoht, siis minu silmis puhkekoht on üks asi, sinu silmis teine koht ja siis saaks palju ilusam ja toredam, et keegi vastu pole ju sellele. On kellelgi veel küsimusi? Ei ole Piret, selge. Võtsin sõnad suust. Aitäh. Nii, on kellelgi veel küsimusi? Kui ei ole, siis aitäh vallavanemale ettekande eest ja lähme edasi päevakorraga. Nii, päevakorrapunkt number 2 on meil Setomaa vallavalitsuse 2024. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine. Ettekandeks palun sõna Leia Hääl. Tervist, lugupeetud volikogu, vallavalitsus, külalised. Et valmis on saanud siis Setomaa vallavalitsuse 2024 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne. Aruanne sisaldab siis vallavalitsuse hallatavate asutuste ja ka siis valla valitseva mõju all olevate juriidiliste isikute nagu OÜ Setomaa perearst ja OÜ Setomaa haldusmajandustegevuse tulemust. Aruanne on koostatud vastavuses Eesti finantsaruandluse standardiga. Majandusaasta aruande on auditeerinud audiitorbüroo ELS, vandeaudiitorid Enn Lepik ja Margit Lepik. Kohapealset kontrolli ei toimunud, kõik sai elektroonselt saadetud neil materjalid ja audiitori otsus saabus 14. mail. 21. mai istungil tutvus Setomaa vallavalitsus aruandega ja kiitis selle heaks ning revisjonikomisjon tutvus aruandega 23. mail. Aruanne koosneb siis tegevusaruandest ja raamatupidamise aasta aruandest. Tegevusaruanne hõlmab siis ülevaadet arengukavast, tähtsamatest tegevustest, peamistest finantsnäitajate struktuurist ning on ära toodud ka investeeringud.
et investeeringute osas on siis võrdlus investeeringute kava, eelarve ja täitmise kohta. Raamatupidamise aruanne koosneb siis põhiaruannetest, milleks on siis bilanss, tulemiaruanne, rahavoogude aruanne ja eelarve täitmise aruanne ning lisad, mis siis täpsustavad põhiaruandes toodud numbreid. Tähtsamad näitajad, bilansi maht oli meil siis 11,43 miljonit, põhivara 10,29 miljonit ja käibevara 1,14 miljonit. Eelmise aasta jooksul soetati põhivara 0,78 miljoni euro eest ja sama summa ulatuses arvestati ka põhivara amortisatsiooni. Kohustisi on kokku 4,03 miljonit, millest siis laenukohustused on 3,41 miljonit ja netovara on siis 7,4 miljonit. Tulemiaruanne, tulem oli negatiivne 0,04 miljonit eurot, tegevuskulud olid siis 8,08 miljonit ja tegevuskulud olid 7,96 miljonit ja tegevustulem siis 0,12 miljonit ning finantstulud ja kulud siis kokku miinus 0,16 miljonit. Ja eelarve täitmise aruanne tekkepõhiselt siis, et eelarve lõplik või täpsustatud eelarve maht oli siis 8,42 miljonit ja täitmine 8 miljonit. Sellest siis põhitegevuse tulud olid 7,36 miljonit ning kulud 6,74 miljonit. Ja netovõlakoormus oli siis eelmise aasta lõpu seisuga 40,9% põhitegevuse tuludest. See on siis hästi lühike ülevaade majandusaasta aruandest ja audiitor on oma otsuses toonud samuti, et nende arvates kajastab siis konsolideeritud raamatupidamise aruanne kõigis olulistes osades õiglaselt grupi konsolideeritud finantsseisundit seisuga 31. detsember 2024 ja sellele järgneval lõppenud majandusaasta konsolideeritud finantstulemust, rahavoogusid ning eelarve täitmist ja see on siis kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. See oleks minu poolt kõik. Aitäh, Leie. Kaasettekandeks palun sõna revisjonikomisjoni esimees Margus Palu. Nagu Leie juba ütles, 23. mail siis oli revisjonikomisjoni koosolek. Komisjon tutvus tegevusaruande ja raamatupidamisliku aruandega. Komisjon midagi sellist, mis eraldi välja tuua ei leidnud. Ja siis ettepanek on vallavolikogule kinnitada Setomaa vallavalitsuse 2024 aasta majandusaasta aruanne. Aitäh, Margus. On kellelgi küsimusi ettekandjale, kaasettekandjale? Tundub, et palun, Arno. Võtame mikrofoni ka, siis kuuleb. Küsimus puudutab seda OÜ Setomaa perearst. See ei ole ju majandustegevust, ma ei mäleta, mitu aastat alustada. Kas on mõtet teda hoida nagu kaasa vedada aastas teha täiendavaid töid, et ta ju toimib. Meil ei ole mõtet selline täiendavaid koormisi nende võlal pidada. Jah, sisulist tegevust väga ei ole, küll on mingi 500-eurone kulude tegemine olnud eelmisel aastal, aga veel ei ole tehtud mingit otsust, et see asutus oleks tarvis likvideerida. Võib-olla vallavanem oskab kommenteerida täpsemalt. Palun, Raul, soovis kommenteerida. Jaa, nagu õige küsimus, me tegelikult vallavalitsuse koosolekul ka seda nagu arutasime, aga praegu minu ettepanek oleks, et mitte nagu teha, et me tegelikult, kui nüüd vaadates tagasi just nagu eelmisele aastale, me suhtlesime, mitu koosolekut oli meil Haigekassaga või Tervisekassaga, kus teemaks oli perearsti siis niinimetatud nagu Setomaa või Värska nimistu perearsti teenuse kvaliteet
selle arutelu nagu resultaadiks oli see, et Tervisekassa nõudis siis ka 5 päeva nädalas teenuse osutamist, mis pandi kohe käima või öeldi, et või siis kaalutakse seda teenuste üleandmist OÜ nagu siis Setomaa perearstile. Et neil on nagu alternatiiv ja me ka nagu taotlesime seda. Sellel hetkel tegelikult teenus oluliselt paranes ja vastuvõtt toodi teine perearst ka juurde. Nüüdseks on jällegi juhtunud see, et vaikselt on siis niinimetatud terviseagentuur selle teise perearsti jällegi ära võtnud ja meie arvates jällegi on nagu teenust raha makstakse, aga teenus ei ole sellega nagu kooskõlas selle rahastusega. Siin ongi jällegi nagu ongi see arutelu teema, et me saame survet avaldada ainult nagu sellega, et Setomaa vald, kui selle OÜ omanik saaks nagu selle teenuse tahab üle võtta, kui teenus on ebakvaliteetne. Et see on niisugune survemehhanism igal juhul praegu selle terviseagentuurile ka ja ka Tervisekassale ja igal juhul me uuesti jällegi pöördume selle nagu teenuse kvaliteedi osas. Kui meil seda nagu ei oleks, siis me ainult saame öelda, et palun parandada nagu teenust, aga suurem eesmärk on see, et miks teda loodi, oli see, et me saaksime Setomaa perearsti teenuse endale saada. Eelmise aasta siis alguses oli tegelikult väga tõsiselt see ka plaanis. Meil oli isegi enda perearsti kandidaat nagu olemas, kes oleks seda nimistut katnud, aga leiti siis nagu teine, seal on hästi palju agasid ja põhjuseid. Nii et selles mõttes ma veel ei kiirustaks seda, sellepärast, et otseseid kulusid see meile ei too, see toob seda sama, mis me oleme sinna sisse maksnud, selle natuke siis aastaaruande ja teatud kokkuleppe siis selle 500 eurose kulu nagu tolle osakapitali osas seal. Et see on see nagu selline nagu kaudsem ja suurem põhjendus, jah. Aitäh, Raul. On kellelgi veel küsimusi ettekandjale, kaasettekandjale? Tundub, et ei ole. Siis aitäh teie. Aitäh, Markus. Ja panen hääletusele päevakorrapunkti number 2. Nii, kohe kadus mul täst ära, aga Setomaa valla majandusaasta aruande 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine. Kes on selle otsuse eelnõu? On keegi kommentaarideks? Sõnavõtuks? Soovib keegi? Ei soovi? Siis panen hääletamisele veel kord Setomaa vallavalitsuse 2024. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine. Kes on selle otsuse eelnõu poolt? Palun käe tõstmisega märku anda. Aitäh, kõik on ühehäälselt nõus, seega vastu erapooletud ei ole, seega on otsus vastu võetud. Nii, lähme edasi päevakorrapunkti number 3 juurde. Revisjonikomisjoni 2024. aasta tegevuste ülevaade. Ettekandeks palun sõna Margus Palok. Margus, mine sinna siis jah, et. Siin siis eelmine aasta, siis 2024 algas siis tööplaani koostamisega, mis on siis volikogus vastu võetud ja samamoodi eelmine aasta algas siis majandusaruande läbivaatamisega, arvamuse andmisega. Siis oli osaline Setomaa haldustööst ja tegemistest ülevaade, uued tegevussuunad. Siis oli Setomaa kooli ja Setomaa gümnaasiumi tegevuse ülevaade, kus siis direktor oli meil komisjonis. Ja
2025 siis samamoodi tööplaan ja ka väga rohkem polegi. Et need on suuremad siis sellised kooskäimised ja olemised. Sellega põhimõtteliselt kõik. Aitäh, Margus. On kellelgi küsimusi revisjonikomisjoni esimehele? Ei ole. On sõnavõtusoove, repliike? Tundub, et ka ei ole, siis aitäh, Margus, ülevaate eest, et siin meil otsust ei ole. Nii, lähme edasi päevakorraga. Päevakorrapunkt number 4. Setomaa vallavolikogu 27. detsember 2017 määruse number 9 sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord muutmine. Ettekandeks palun sõna Helen Koklam. Austatud vallavolikogu, vallavalitsus ja kaaskuulajad, esitan teile siis sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra muutmise eelnõu. Täpsemalt puudutab see eelnõu muutmine siis paragrahv 36, mis on siis sotsiaaltoetuste nimekiri. Et teie ees on siis need sotsiaaltoetused, mille kohta me teeme ettepanekud siis neid tõsta. Et sisend selle nimekirja ülevaatamiseks ja tõstmise ettepanekuks on tulnud siis tänapäeva majanduslik olukord. Hinnad on ikkagi väga kõrgeks tõusnud ja see mõjutab inimeste elukvaliteeti igas valdkonnas. Eelnõu siis juurde kuuluvas seletuskirjas olen toonud välja ka võrdlustabeli, et saada natukene suurem pilt, mis toimub ka teistes vallades ja linnades nende samade toetuste siis menetlemisel. Eelnõu koostamisel me oleme siis ja selle ettepaneku tegemisel oleme lähtunud siis sotsiaalosakonna selle aasta eelarvest. Et seletuskirjas olen ka välja toonud siis kalkulatsiooni, et kui palju siis mingis osas me justkui tõsta võiks ja saaks ja vajadused ka siis omakorda ära põhjendanud. Ja mina siis teeme siis vallavalitsusena ettepaneku siis neid võtta arutlusse ja anda oma otsus. Aitäh! Aitäh, Helen! Nii, kaasettekandeks palun sõna Einar Oinak on haige ja komisjoni aseesimees Aivar Adarip, palun. Sotsiaalkomisjoni koosolekule tutvustas Helen Kokla vallavalitsuse eelnõu. Samuti tõstatas Helen arutada toetusi. Arutluse käigus jõudsime komisjon kokkuleppele ja teeb ettepaneku tõsta sünnitoetus 450 eurot ja esimese klassi mineja lapse toetus 400 eurole 400. Sellepärast, et laste peale on vanematel kulutused suured. Sellest ka komisjoni poolt selline ettepanek. Et samas võib juhtuda, et sotsiaalvaldkonna arvel ei pruugi jätkuda rahalist katet. Võib tulla vajadus lisaeelarve järele, aga ei pea. Seega summa ei saa olema seal nähtavasti suurem kui 2000 eurot lisaeelarvest. Võib-olla ei pruugi seda tulla. Laste toetus ja esimese klassi 400 ja sünnitoetus 450 eurot. Nii, aitäh, Aivar. Tõesti, sotsiaalkomisjonilt on tulnud antud eelnõule muudatusettepanek, nii nagu Aivar ütles, et muuta siis sünnitoetust 450 euro peale ja esimese klassi astuja toetust 400 euro peale. Et nii nagu komisjonis ka arutelu oli, et see ettepanek, mis vallavalitsus tegi, mahub praegu meil vastu võetud eelarve piiresse ja nad on sellega arvestanud, et nüüd need summad, mis nüüd sellest siis üle jääb, nagu sünnitoetuse puhul, siis on see 80 eurot ühe lapse kohta, ühe sündiva lapse kohta ja
ja esimese klassi astujale siis 100 eurot, mis tuleb nagu juurde, et need on siis summad, mis siis tuleks nagu leida lisaeelarvest meil sügisel, kui see nii on. Et väljendasin ennast selgelt, täpselt nii. Ennem kui lähen muudatusettepanekuid hääletuse juurde, on kellel küsimusi ettekandjale, kaasettekandjale? Palun, Arno. Küsimus ongi see puhtav eelarve, kui suure tõenäosusega on see võimalik. Toetustest on väga lihtne, väga tore, tõenäoliselt on väiksed toetused, aga kui siin varem räägiti, et kuidas eelarve toimib, siis peaks ka aitama kõik lahti. Kas teoreetiliselt on see võimalik? Kellele sa küsisid, kas ettepaneku tegijale või? Küsiks ettekandjale, et kahjuks seda ei ole, ma ei tea, et natuke, ma ei tea, finantsist oskab, äkki aitab nad hädast välja. Ma ei usu, et nad on jõudnud natuke liigutada maailma. Minuga seda arutatud ei ole. Kuda nii? Ja kui ma päris ausalt ütlen ja nagu ka Helen ütles, siis hetke eelarve seda ei võimalda. Kui tõesti on soov seda tõsta, siis seda võib-olla peaks tõstma uuest eelarve aastast ja arutama siis need summad sinna sisse. See on praegu minu arvamus. Sellest oleks näiteks alustada pärast. Me ei saa lubada kattuta lubadusi, kui meil eelarvest kui raha. Aga parem tõsta loodus. Nii, on kellelgi veel küsimusi ettekandjale, kaasettekandjale? Palun, Imre. Meil on küsimus, kas keegi on arvutanud, mis see eelarve täpsemalt, mingi summa käib läbi, mis summast me räägime? Palun, Raul oskab vastata. Praegune Heleni poolt sotsiaalkomisjoni või sotsiaalosakonna esimehe sotsiaalosakonna esimehe poolt arutatud need summad on niimoodi, et jäävad eelarve piiresse ja tegelikult on seal ka veel oleneb nagu aastast ka väikest lõtku. Näiteks ka on seal küsimus, kui suure täpselt koomipaki suurus tehakse seal, kas ta tuleb 11 või 12 eurot või tuleb seal 10 eurot. Ja need muudatused, mis nüüd nagu tõsteti, siis ütleme nii, kui palju meil lapsi võib sündida, ütleme, et 10 last meil veel sünnib, see on 800 eurot. Teine kooli minevad lapsed, see suurusjärk on 22 000 eurot. See on selline suurusjärk, see valla eelarve juures ei ole tegelikult suur summa, 2500 eurot. Ja me tegelikult väga loodame, et me saame sotsiaaleelarve sees selle ära nagu klatitud. Ja kui ei ole, siis ongi see teavitamine volikogule, et ma usun, et see valla eelarves 2500 eurot nagu leitakse, kui see tõesti nagu täis maksimaalse summaga nagu läheb. Kui ma ütlesin ka siin, et tulumaksu laekumine tegelikult on hea, see ei ole nii, et oleme miinuses, me oleme pigem plussi poole peal. Ma arvan, et selle 8 miljoni juures need 2 toetust kannatame välja. Aitäh, Raul. On kellel küsimusi veel ettekandjale, kaasettekandjale? Ei ole. On sõnavõtusoove? Ei ole, siis ma isiklikult jagan ka Rauli seisukohta, kuna mina arvan sama, et hetkeseisuga meil on ju teame, et lapsi on vähe ja tee mis tahad, ega tegelikult ju raha pärast ei sünnitata, ja raha pärast ka kooli ei panna, pannakse ikkagi vajaduse ja oma eluvaadete põhjal, mis on primaarsed, mis on sekundaarsed. Ja mina arvan, et miks mitte, kui võrrelda veel suurlinnadega on ja nii edasi, aga miks mitte neid väheseid, kes panustavad meie Setomaa valla iibesse ja neid, kes ikkagi, lapsed, kes meie kooli lähevad, siis miks mitte neid toetada, sest et nagu me kõik oleme siin väitnud kogu aeg, et haridus on ikkagi selle valla lõpuks see alustala, mille põhjal see tulevikuvald võib-olla üleval püsib, et mina nagu pooltan isiklikult väga seda ettepanekut ja olen seda meelt, et see summa ei ole nii suur ja tõesti tulumaksu laekumine on meil praegu hea, et ma arvan, selle me leiame, et nii nagu leidsime eelmise eelarve puhul volikogu eelarves seda, et võtta, võib-olla hoiame volikoguga veel kokku kuskilt poolt ja
ja ma arvan, et saame neid inimesi, kuidas öelda, tunnustamine on vale sõna, aga toetada. On kellelgi veel sõna? Palun, Maarja. Sünnitoetuse puhul tegelikult ju saab kaaluda kahes osas maksmist, nagu osad vallad seda praktiseerivad. Ma ei tea, kas see tegelikult juba bürokraatiat juurde, aga see hoiab siis nii-öelda pikemalt lapsi valla nimekirjas. Nii, aitäh. On kellelgi veel küsimusi, sõnavõtusoove, repliike? Lembit, sul on mingi repliik? Ei ole? Ahah. Selge. Nii, siis aitäh ettekandjale ja kaasettekandjale. Panen hääletusele päevakorra... kõigepealt selle muudatusettepaneku. Jah, muudatusettepaneku. Nii, kes on nüüd... Palun, Martin. Täpsustan võib-olla seda muudatusettepaneku sisu, et hääletuse tulemusena peaks siis, kui see läheb läbi, siis sünnitoetus muutub vallavalitsuse eelnõu ettepanekus ja see esimesse klassi mineva lapse toetus läheb sisse täiendava punktina vallavalitsuse eelnõus. Jah, just. Et kas peaks nagu täpsustama, et esimesse klassi astuja toetus on nendele, kes astuvad siis esimesse klassi Setomaalda või kui ta astub peale kooli, et ta saab? See on meil korras minu arvates olemas. See on meil juba ka toetuse andmise korras on meil see olemas. On see nii? Jah. Helen ja Raul ütlesid ka, et see on nii, et siis ei ole mõtet seda siia panna. Jah, seda reguleerib meie kord. Nii, on veel selle muudatusettepaneku kohta küsimusi. Sul oli, Arno, näpp püsti? Ei olnud, selge. Nii, siis panen hääletusele sotsiaalkomisjoni muudatusettepaneku päevakorrapunkti number 4, siis nende 2 punkti osas. Et kes on ekraanile kuvatud muudatusettepaneku poolt, palun käe tõstmisega märku anda. Aitäh, kõik on ühehäälselt poolt, seega vastu ja erapooletud ei ole, seega paluksime eelnõusse selle muudatusettepaneku sisse viia. Nii, Martin lisab siis esimesse klassi mineja toetuse, mida vallavalitsuse eelnõus ei olnud ja muudab siis ära sünnitoetuse summa. Oli olemas, aga vallavalitsuse eelnõus ei olnud, et seda muuta. Ja see on sotsiaalkomisjoni ettepanek, et muuta seda ka lisaks nendele eelmistele muutustele. Jah, 100 euro võrra tõsta. Nii, valmis. Nii, nüüd on muudatus sisse viidud ja see on ka kuvatud ekraanile, lisatud siis esimese klassi astujatoetus ja muudetud sünnitoetuse summat. Panen siis hääletusele päevakorrapunkti number 4, Setomaa vallavolikogu 27. detsembri 2017 määruse number 9, sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord muutmine. Kes on selle määruse eelnõu poolt? Palun käe tõstmisega märku anda. Aitäh, kõik on ühehäälselt poolt, seega vastu ja erapooletud ei ole, seega on määrus vastu võetud. Nii, päevakorrapunkt number 5, avaldused ja kirjad. On kellelgi vallavolikogu liikmetest avaldusi? Ei ole, siis kasutan taas kord võimalust. Sa soovisid? Palun, Maarja, vabandan. Korraks annad sõna eelmise punkti juures, sest et ma oleks seda asja, lihtsalt mul on üks väike ettepanek, et see juulupuhki toetuse seda summat suurendati,
et tean, et siiamaani on tellitud valdavalt Kalevist või kusagil tõenäoliselt on tehtud ka mingi hange ja vaadatud, et kes nagu soodsamalt pakub seda jõulupakki lastele. Aga kui meil on ka valla arengukavas ja koolid, meil on tarbib päris palju mahetoitu, siis minu ettepanek oleks see aasta, et kui vähegi võimalik, et siis vallavalitsus vaataks ka selliseid mahandeid variante kommide näol laste kommipakkidesse või siis hoopiski võib-olla meil mingeid kohalikke huvitavaid tooteid. Et ma arvan, et see ei olegi oluline, et laps saab kilo kommi, sest tänapäeval tegelikult me seda magusat saame juba nii palju, et see võib olla ka nagu selline väiksem pakk mahuliselt, aga võib-olla ta ongi selline nagu kvaliteetsem, et see ongi ma ei tea, mingid ökokummikommid, võib-olla mingid ökopulgakommid või siis me teame ka näiteks, et Antslavalt osas lasteaedades nad praktiseerivad üldse puuviljakorvikesi. Et võib-olla nüüd selle muudatusega vaadata ka kastist välja, et mitte minna seda või siis konsulteeridagi ka lasteaedade koolidega, et kuidas seal siis neid pakke jagada selle 12 euro väärtuses. Nii, aitäh Marja, see on täpselt avalduste nii, palun. Marjale vastukäige ühesõnaga. Kuna Setomaa koolides niigi juba propageeritakse ja lapsed saavad seda mahetoitu, et siis jõulupakkide kõrvale ka nagu mahetoit, et lastel jäävad jõulude puhul nagu ikka kommipakk. Aha, selge. Kommid võivad olla, aga samas me keegi tegelikult ei taha ju anda lastele. Tänapäeval lapsed saavad nagu nii hästi palju kommi. Aga on väga maitsvad mahekummikommid on olemas, seal on lihtsalt vaadatud, et kuidas see värvaine seal sees on. Et on rohkem nagu, mitte rohkem, vaid nad ongi looduslikul baasil tehtud. Ja tegelikult siis meile kõigile tuleb kasuks mida vähem selliste sünteetilist tehistoitu sööme. Ja tänapäeval valik on tegelikult siis juba päris suur. Et võib liigata erinevatesse e-koolidesse või ühtegi kooli reklaam. Aga neid valikuid on. Ja maitsvad on ka. Nii, nüüd me läksime kommi valdkonda juba ära ja väga spetsiifiliseks, et aga no nii, Üllar, palun. Tegelikult kui Maarja mõtet nagu jätkata, siis sellega võiks ju juba varem ka kohaliku ettevõtjate hulgas nagu välja õigata sellised, kas on kellegi mingid ideed ja keegi saab midagi välja pakkuda, et rahast nagu rohkem jääks koha peal, et oma inimesi toetada. Täpselt nii. Loomulikult toetan Üllar seda, et koha peal inimestel võiks jääda, meil on šokolaaditootjaid, meil on mahlatootjaid, meil on mida veel. Ma usun, et vallavalitsus võtab meie need avalduse ja soovi või sõnumi kuulda ja asuvad vutt vaatama laatadel, mida kohalikud elanikud pakuvad ja saavad sealt omale sisendi, et ma usun, nad ei ole selle vastu. Nii. Kui rohkem ei ole, siis mina ikkagi kutsuksin teid ka kõigile valla kooli lõpetamistele. Meremäe koolimajas 7. juunil kell 17.00, Mikitamäe koolimajas 13. juuni kell 14.00. Värska õppekoha lõpuaktused on Kultuurimaja saalis 9. klass aktus kell 13 ja gümnaasiumi lõpuaktus kell 16 ja see kuupäev on ka 13. Jaanat vist oli vist nii, jah. Ja ega siis lasteaialapsedki koolielikud on ju kohe siin vist homme pidamas oma viimast lasteaiakella ja lapsevanemad saavad pisaraid valada. Nii, kui rohkem ei ole, siis loomulikult meie suveüritused, ärge jätke neid kasutamata. Ennem järgmist vallavolikogu, mis on meie järgmine päevakorrapunkt, on sõirapäev saatses. Sõirapäev saatses, meil on järgmine volikogu ka veel päevakorrapunktina, et kirjuta Aivar ka ülesse. Ja. On sõirapäev ja nii edasi, sealt meie suurüritused tulevad, et juulikuu küll meie valla suurürituste poole pealt on natuke kesisem, aga on Nostro festival ja kindlasti ka juulikuus suursündmus Luhamaa nulgas Seto-Odusseia, et ma ei tea, kutseid ei tule, aga kutseid saab soetada, mul on selline tunne, on ju, Aarne? Jah. Nii, selle päevakorrapunkti poolt on minu poolt kõik ja järgmine vallavolikogu istung toimub meil juunikuus.
Ja selleks kuupäevaks on meil 26. juuni, neljapäev, praegu seisuga muutusi ei ole. Ja teeme taas kell 1, kuna see on ennem suvepuhkust viimane volikogu, siis võib-olla natuke vaatame tagasi möödunud aastale ja vaatame, kuidas sügisel edasi minna ja toimub see Obinitsas. Tõenäoliselt Obinitsa külakeskus on tema õige nimetus. Ja nii et kell 1. Ja eelnevalt siis sellel eesseisus on ennem siis suuri pikkasid jaanipäevasid 20. juunil reedel kell 9 Värskas. 20. juuni kell 9 eesseisus Värskas ja 26. juunil neljapäeval kell 1 volikogu Obinitsas, sest seal saalis me vist pole kordagi ka veel käinud. Sellega on volikogu istung lõppenud.